Head kolleegid, lugupeetud külalised, head sõbrad. Tere tulemast Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi 20. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsile. Mul on väga hea meel tervitada siin nii palju meie instituudi sõpru ja ma arvan, et teist sama palju või veel rohkem on ekraani taga. Nagu Friedrich juba teile ütles, siis tegelikult loetakse Tehnoloogia Instituudi sünnipäevaks 22. juunit aastal 2001, mis siis Tartu Ülikooli nõukogu kinnitas Tehnoloogia Instituudi põhikirja. Ja aastal 2002 valmis siuke strateegiline dokument, mille nimi oli Tartu Ülikooli äriplaan aastateks 2003–2007. Alates septembrist 2002 asus Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi direktorina tööle Mart Ustav, keda me siis praegu peame ka instituudi asutajaks ja ilmselgelt esimeseks direktoriks. Nagu te näete, siis instituudi direktorite nimekiri ei ole väga pikk olnud, sest Mart oli 2 perioodi, vahepeal oli direktor Erik Puura ja alates 2018 on siis au minul. Aastal 2002 koostatud äriplaanis oli instituudi missioonina ära toodud, et luua teadus- ja arendustegevusega alus kõrgtehnoloogilisele majandussektorile Eestis. Edendada innovatsiooni aktiivse osalemise kaudu Eesti firmade konkurentsivõime tõstmisel ja osaleda aktiivselt Eesti inimkapitali arendamisel. Ja võtmeisikud ma olen ka ära toonud siia, keda siis 2002 osalesid selle dokumendi koostamisel ja Tehnoloogia Instituudi arendamisel. Olen toonud ka mingid mõtted esimesest äriplaanist, et anda teile ettekujutus, mis mõtetega Tehnoloogia Instituut loodi. Ja nagu te näete, on siin ära toodud need märksõnad, mis on meil ka praegu väga olulised, ehk rakendusuuringute teostamine, mis siis baseeruks fundamentaaluuringutel, teha ettevõtlusele suunatud lepingulist arendustööd ja samuti toetada ülikoolist välja kasvanud spin-off firmasid. Tol ajal defineeriti juba 4 strateegilist tehnoloogiate arendussuunda: materjali- ja keemiatehnoloogia, biomeditsiinitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja infotehnoloogia. Ja nähti ette tugistruktuuri loomist, mille funktsiooniks on siis intellektuaalse omandi käsitlemine, tööstussuhete loomine ja inkubatsioonifaasis olevate ettevõtete toetamine. Tänaseks päevaks on see tugistruktuur liikunud ülikooli teadus- arendusosakonnaks ja instituudis on praeguselt siis 5 erinevat arenduskeskust. Aga väga paljude jaoks teie seast algab tegelikult Tehnoloogia Instituudi ajalugu aastaga 2005, kus valmis meie maja Nooruse 1. Ja Tüti sai sealt enda käsutusse 4 korrust. Tegelikult aastaks 2005 oli Tütis juba 53 töötajat ja instituudi eelarve oli umbes 1,3 miljonit eurot, millest siis 90% tuli teadus- ja arendusprojektidest. Aga ma rohkem nüüd ei peatuks instituudi varasel arengul, sest on inimesi siin saalis, nagu Mart Ustav, Erik Puura, kes teavad sellest märksa rohkem kui mina ja pärast minu ettekannet on neil võimalusi jagada oma muljeid ja emotsioone sellest varasest arenguetapist. Kui me jõuame tänapäeva, aastal 2021 on praegu Tehnoloogia Instituudis 186 töötajat, millest üle 60% on akadeemilised töötajad. Me oleme rahvusvaheline instituut, 25% meie töötajatest on mitte Eestimaa kodanikud. Ja siin parempoolse graafikul on toodud ära siis dünaamika viimaste aastate lõikes, palju meil töötajate arv on, arvestatuna täistööajale, mis näitab siis meie dünaamikat. Aastal 2007 nimetati esimesed 4 professorit: Mart Ustav, Tanel Denson, Andres Merits ja Alvo Aablo. Tänasel päeval on instituudis meil 10 professorit,
34 kaasprofessorit ja 36 teadurit, lektorit. Raha. Paraku ei saa ma mööda rahast, sest teadustegemiseks on teatavasti vaja ka finantse. Kui aastal 2005 oli instituudi eelarve 1,3 miljonit, siis praegu 15 aastat hiljem on see 10 korda suurem, 13-14 miljonit. Kuid endiselt 86% meie tuludest moodustavad teadus- ja arendustegevust tulenevad tulud. Ja Tehnoloogia Instituut on teada tuntud ka oma ettevõtete koostöö ja lepingute poolest ja 2020 olid näiteks 3,9 miljonit eurot meie tulu ettevõtluslepingutest. Aga viimastel aastatel on ka lisandunud õpetamine. See on siis meie panus järelkasvu kasvatamisse ja noortesse. Aastal 2006 loodi doktoriõppeprogramm tehnika ja tehnoloogia. Aastal 2008 lisandas bakalaureusõppe arvutitehnika ja 2015 jätkuõppena sellele arvutitehnika ja robootika. Aastal 2016 alustas meil tööd inglisekeelne bakalaureusõppeprogramm Science and Technology, millele nüüd 2 aastat tagasi avasime ka magistri jätkuprogrammi ehk bioengineering. Kuna 3 viimast programmi on ingliskeelsed, siis tegelikult ligi pool meie üliõpilastest on rahvusvahelised ja õpetamine toimub valdavalt inglise keeles. Ja siinkohal tahaks tänada ka meie programmijuhte Heiki Kasemägi ja Ilona Faustovat, kes on väga suurt tööd teinud, et seda õpet alustada ja hoida selle kõrget kvaliteeti. Nüüd oleme jõudnud aastasse 2021. Tehnoloogia Instituudi visioon on praegu olla Põhjamaade juhtiv teadusasutus ja innovatsiooni edasiviija. Meie eesmärgiks on endiselt olla partneriks nii era- kui riiklikule sektorile innovatsioonipõhise majanduse edendamisel. Ja me tahame panustada eelkõige interdistsiplinaarse eksperimentaalteaduste ja sellel baseeruva kõrgtehnoloogia arendamisega. Olla selle suuna edendaja Tartu Ülikoolis ja pidada oma eesmärgiks ka tehnoloogiaalase kompetentsiga spetsialistide koolitamist. Ja meie eesmärk on ka luua sooduskeskkond tipptaseme saavutamiseks meie teadlastele ja erinevate teadus-, arendus- ja rakendusprojektide elluviimiseks. See on nüüd kiire slaid, kus ma olen kokku võtnud meie praegused teaduse ja arenduse põhisuunad ja lisanud siia mõned märksõnad ning sinisega grupijuhid, grandihoidjad, peamised võtmeisikud. Tegelikult on neid väga palju rohkem ja nagu te näete siit selle slaidi pealt, on meil praeguseks 5 erinevat teadussuunda, endiselt biomeditsiinitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Lisandunud on sünteetiline bioloogia, materjaliteadus ja robootika ning masinnägemine ja tehisintellekt. Ma ei hakka praegu rääkima pikemalt neist üheski teadussuunast, sest konverentsi edenedes on nendele inimestel endal võimalus rääkida sellest, mida nad teevad ja kuidas nad seda teevad. Võib-olla suurematest rahatoojatest või edulugudest ma tooksin ära meie tippkeskused. Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis on nimelt 2 tippkeskust. Üks on infotehnoloogia tippkeskus Excite ja teine on rakutehnoloogia tippkeskus, mis on siis suunatud tänapäevaste jätkusuutlike biotehnoloogia rakenduste arendamiseks. Ja suurematest projektidest nimetaksin veel ERACHER-i projekte. ERACHER on siis Euroopa Liidu poolt rahastatavad programmid, mis aitavad instituuti tuua kõrgetasemelisi tippspetsialiste ja võimaldada tippspetsialistidel luua meeskond tagamaks selle teadusteema jätkusuutlikkust.
Meie instituudis oli mingil hetkel korraga 3 erachairi. Sünteetiline bioloogia, mille juht on Petri-Jaan Lahtve, gaasfermentatsioon, Kaspar Valgepea ja matter või materjalid ekstreemsetes keskkondades juhiga Andreas Kõritsakis. Tänaseks on sünteetilise bioloogia tippkeskuse programm lõppenud, aga me jätkame endiselt 2 teisega gaasfermentatsiooni ja materjalitehnoloogia erachair projektidega. Peaaegu et instituudi alustamise algusest peale on meil töötanud tuumiklaborid. Tuumiklabor on siis spetsiifilisele tehnoloogiale keskendunud üksus, mille ülesandeks on tagada teadlastele juurdepääs kõrgtehnoloogiale, selle vajaliku masinapärgi hooldamine ja uuendamine ja tehnoloogilise kompetentsi pakkumine nii teadusasutustele kui ka ettevõtetele nii Eestis kui välismaal. Algselt oli meil proteoomika tuumiklabor ja rakendusviroloogia tuumiklabor, aga tänase seisuga on meil 6 erinevat tuumiklaborit ja tooksin esile viimase ehk biohutuse tuumiklabori, mis alustas tööd tegelikult selle aasta aprillis ja on edukalt käivitunud. Koostöö ettevõtetega. Tehnoloogia instituudi üks märk on kogu aeg olnud lepingud ettevõtetega ja head suhted ettevõtetega. Ma ei hakka tooma siia erinevaid projekte välja, ma olen lihtsalt koondanud siia nende ettevõtete nimed, kellega meil on praegusel hetkel lepingud või ühine osalemine Euroopa rakendusprojektides. Aga Tehnoloogia Instituut ei ole ainult tehnoloogiad, see ei ole ainult rakendusteadus. Kõrgtehnoloogia peab baseeruma väga heal tipptasemel tehtaval fundamentaaluuringutel. Ja mul on toodud siia nimekiri ära Eesti Vabariigi poolt antud teaduspreemiatest meie instituudi töötajatele, kes on saanud need preemiad just tipptasemel teaduse tegemise eest. Ma arvan, et see on kõige suurem tunnustus meie instituudi töötajatele, et nad on olnud edukad selle vallas ja neid on autasustatud preemiatega. Et enamus on neist olnud küll 4 aasta preemiad või preemiad 4 aasta töö eest, aga tooksin ära siit veel akadeemik Agulaisa, kellele on antud preemia pikaajalisi tulemusliku teadus- ja arendu eest ja akadeemik Mart Ustavi, kes sai preemia siis innovaatilise toote arendamise eest. Aga nagu te teate, on meil praegu keerulised ajad ja koroonaviirus on praegu just see, millesse panustamine on toonud välja minu meelest meie teadlaste potentsiaali ja teaduspotentsiaali. Sest meil on inimesed, kes töötavad biotehnoloogiatega, robotite tegemisega ja kui nüüd umbes 1,5 aastat tagasi see kerge peataolek saabus, et kuidas edasi minna, siis meie inimesed olid kohe valmis haarama ohjad ja olema kaasatud kõikvõimalikesse projektidesse, mis oli pühendatud võitlusesse koroonaviirusega. Eelkõige ma tahaksin tänada professor Andres Meritsat, kes on teadusnõukogu liige ja ma arvan, keda te kuulete rääkimas meie meedias, ma võib-olla peaaegu et igapäevaselt, vähemalt iga nädal kindlasti. Ja Tartu Ülikool tunnustab professor Andres Meritsat suure medaliga, sest ta on kujundanud Eesti ühiskonnas teaduspõhiseid hoiakuid, mis on aidanud valida koroonaviiruse tõkestamiseks vajalikke meetmeid. Aga mitte ainult Andres Merits ei esine iga nädal meedias. Tanel Tenson on meie teine professor, kes annab meile iga nädal ülevaate sellest, kas meil on nakkuse kasvu või vähenemist oodata. Aga tema teeb seda läbi reovee. Ta filtreerib reovett ja ennustab sealt, kas viirustiiter suureneb või väheneb.
Ja veel kord ma mainiksin ära sellest, et alates 1. aprillist 2021 alustas tööd biohutuse tuumiklabor, mis on siis spetsiaalne keskkond töötamas eriti ohtlike viirustega. Ja siin tahaks tänada Vabariigi Valitsus toetuse eest, kelle rahaline toetus oli väga oluline selle asutamiseks ja käimaviimiseks. Kuid need ei ole ainult. Tegelikult, kui te vaatate, kui palju meil on projekte, siis meil on Euroopa EIT Health projekt, mille raames töötati välja koos firmaga Self-Diagnostics kiirtestimise kit. Siis meil on 4 erinevat SARS-CoV sihtgranti Eesti Teadusagentuurilt. Meil on RITA projekte, mis on rakendusuurikud viiruse kulu ja COVID-19 jälgimiseks. Ja lisaks sellele on meie teadlased osalenud ka ICOSA-geeniga tehtavas koostöös ninasprei väljaarendamisel. Koroonaviirus on toonud meediasse päevavalgele teadlased. Ja ma arvan, et see on see koht, kus me saame näidata, et teadlastel on ühiskonnast kasu. Ja teadlased on tõeliselt panustanud meie heaolu kasvule. Laenasin selle slaidi hiljutistest uudistevoost, kus näidati, et firma AstraZeneca vaktsiini looja vormiti barbinukuks. Ja see on see koht, kus teadlane läheb massidesse. Ja professor Sara Gilbert ise ütles seal juures, et minu soov on innustada järgmise põlvkonna tüdrukuid tegelema loodus- ja täppisteadustega. Ja ma loodan, et kui nad näevad minu näoga barbid, nad teavad, et teadlased on olemas ja see on ühiskonnas väga oluline elukutse. Kuid enne kui ma lõpetan, ma tahaks rõhutada, et Tehnoloogia Instituudi kõige suurem väärtus on tema inimesed. Ma tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes on panustanud Tehnoloogia Instituuti viimase 20 aasta jooksul ja need, kes töötavad seal praegu. Nii, suur aitäh teile kuulamast! Kas saalist on küsimusi? Keegi ei julge veel küsida direktori käest midagi. Ma küsin siis ise. Reet, kus sa näed Tehnoloogia Instituuti järgmise 20 aasta pärast? Ma näen meid kasvamas, sest ma usun siiralt, et teaduspõhisus on väga oluline ja teadlaste roll ühiskonnas kasvab ja ma näen Tehnoloogia Instituudi inimestel potentsiaali sinna panustada. Ma ei rääkinud teile rohepöördest, ma ei rääkinud teile kliimakatastroofist, ma tõin näiteid biomeditsiinist, mis on minu teema, aga minust järgnevad ettekandjad toovad välja veel terve rea teemasid, kus Tehnoloogia Instituudi töötajad saavad panustada. Kas ma võin ühe konnasilma peale sulle kaastuda? Palun. Et ma nüüd viimase arenguid ei ole täpselt kursis, ma tean, et Tehnoloogia Instituudil on juba Kombitsat Füüsika Instituudis on ruumid ja Deltas on ruumid. Kas 20 aasta pärast on Tehnoloogia Instituudi ruumimured lahendatud? Ma loodan südamest, et 20 instituudi pärast on Maarja väljal suur kompleks, mida me kutsume Tehnoloogia Instituudiks, kus on kaasaegsed ruumid meile ja meie teadlastele ja teadlased saavad pühendada ennast teaduse tegemist. Selge, seda on rõõm kuulda. Kas kellelgi on vahepeal veel küsimusi tekkinud või mitte? Tundub, et veebis ei julge ka keegi küsida, sest minusugune tudeng unustab ikka tähtsad asjad mainida, näiteks selle, et workshop.com-i seal küsitakse ka seda nime või koodi, millega te saate sisse logida ja selleks on TYTI20, kõik suured tähed läbivalt. Aga täname veel kord Reeta ja